Tere tulemast Green Rock Labi. Te kindlasti enam ei usugi, et see ruum üldse olemas on, sellepärast et sissejuhatus on olnud nii pikk. Aga siin ta nüüd on. Ehk siis ruum, mis kätkeb endas Eesti tuleviku maavarasid ja kõike seda, mida me võiksime Eestis maapõues kunagi teha. Aga miks roheline, miks green, ehk siis sellest ka on juba täna juttu olnud. Aga roheline on tuleviku värv. See on värv, milles me tegelikult inimesena ennast turvalisena tunneme. Tunneme ennast turvalisena keskkonnas, kus meid ümbitseb rohelisus. Ja seetõttu ka see roheline värv selle toa nimes, kuigi me maapõueressursse tihti sellega just seostada ei oska. Aga see roheline unistus ei realiseeru ilma selleta, et me maapõue edasi kasutame ja seda võimalikult nutikalt. Ehk siis see ruum tegelikult ütleb meile seda, et kui me vaatame täna oma tuppa, sellesse tavalisse Eesti tuppa, mis meil majas on, siis me kohtame igal sammul neid asju, mis tegelikult on maa seest, mis võiksid olla võetud meie enda maapõuest. Et võtame kas või selle sama fosforiidi, millest täna siin juba juttu olnud, et me leiame tegelikult selles fosforiidis olevaid asju kõikjal meie elutoas kas või, et kuna meie võileib, mida me sööme, on tõenäoliselt toodetud fosforväetistega, et kuna see mobiiltelefon, millega me ennast õhtul või lõbustame, tegelikult saab oma värvid haruldastest muldmetallidest ja ka see hääl, mis tegelikult seal heliseb, on tal tänu haruldastele muldmetallidele, siis me paratamatult kasutame neid maapõueressursse igapäevaelus. Ja jääme ka edasi kasutama selleks, et ennast turvaliselt tunda, selleks, et tunda ennast hästi. Aga samas meil on vaja hoida seda rohelist maailma enda ümber, sest ka see on meie heaolu. Ja täna me olemegi tegelikult Eestis jõudmas ehk sellesse momenti, mida väga hästi võttis kokku üks täna kuuldud ettekanne, ja ma laenan nüüd selle mõtet, ehk siis, et me tegelikult oleme Eestis jõudnud staadiumisse, kus me oleme tegelikult lägimas seda perioodi, kus meil on taas vaja saada oma ressursside peremeheks. Ehk siis, et see on raske periood, et sellest läbi tulla ja see ei ole mitte ühe või kahe inimese asi, see on see, kuidas me Eesti riigis suudame kasutada oma ressursse selleks, et paremini elada, et meie riigil oleks parem, et meie lastel oleks parem ja et see riik oleks olemas 100, 200, 1000 aasta pärast. Aga täna ka siin, et tegelikult sellesse ruumi astujal oleks siis võimalik vaadata reaalselt neid ressursse, mis meil täna olemas on. Siis siin on näiteks fosforiit, ehk paljud meist ei olegi seda näinud, aga siin ta on meie võimalik tulevikuressurss, milles siis lisaks fosforile sisaldab haruldasi muldmetalle. Järgmisena graptoliit, argilliit, uraan, vanaadium, molübden, kõik üliolulised tehnoloogilised tegelikult metallid. Aga meie maapõueressursid ei alga täna, ei alga eile. Tegelikult ka meie rahvuskivi, paekivi on midagi, mis käib meiega kaasas, on sajandeid kaasas käinud. Ehk siis sellesse on kirjutatud Eesti ajalugu, mõeldes meie erinevatele kirikutele, meie hoonetele. Ehk siis see on midagi, mida me peame täiesti enda omaks ja mis samuti mängib rolli selleks, et meil oleks kunagi parem elada. Ehk siis kui me mõtleme oma uutele nullenergia majadele, siis ka seal tegelikult me igapäevaselt kasutame ju ehitusmaterjale. Ja loomulikult ei saa me ümber põlevkivist, ehk siis midagi, mis kunagi andis meile Eesti Vabariigi, on andnud meile ligi 100 seda elektrit, mida me kasutame. Täna me räägime sellest eelkõige juba kui millestki, mille kasutus siis järgmise 30 aastana ka väheneb, aga samal ajal see ressurss jääb oluliseks osaks Eesti ajaloost. Ja loomulikult on meil selliseid ressursse, mida me ehk
nii-öelda otseselt ressursiks sellisel kujul ressursina ei kirjeldaks, siis siin on tegelikult väljas ka üks kvartsitükk, et kvarts, millest koosneb siis meie liiv, aga kvartsis on kätketud koos 2 elementi, mis maakoores kõige olulisemad on, ehk siis hapnik ja räni. Ehk siis kui me mõtleme maakoorest, siis me justkui mõtlemegi neist 2 elemendist. Aga selles ruumis on palju enamat kui lihtsalt mõned kivid, ehk siis selles ruumis on tegelikult ka mõte sellest, kuidas maakoort uuritakse ja mida me siis kokkuvõttes selle uuringute baasil maakoorega teha võiksime. Ja miks mulle endale maapõue teemat nii-öelda alati on meeldinud, on see, et siin on koos mitmed väga erinevad dimensioonid. Et siin on olemas selline planetaarne dimensioon, ehk siis kui me mõtleme sellele, et mis tänase päeva üks maailma jaoks eriliseks teeb, siis kahtlemata üks eriline asi tänases päevas on see, et täna peaks Marsile laskuma üks kulgur, mis peaks meile andma siis täiesti uut informatsiooni Marsist. Aga kui me vaatame, et mis seadmed tegelikult sellel Marsi kulguril peal on, siis tegelikult on need samad seadmed, millega me uurime maad. Ehk siis need on meie töövahendid. Ja nagu me näeme, siis tegelikult ühte uut planeeti uurima hakates me vaatame just nende samade seadmetega. Ja teisest küljest me liigume nende samade seadmetega nüüd sellisesse nanoskaalasse või mikroskaalasse ja vaatame siis hoopis kivimi sisse, et saada sellist spetsiifilist informatsiooni. Ja siin selles toas on tegelikult väljas nüüd sellised traditsioonilised mikroskoobid, mis siis annavad meile sellise sissevaate kivimisse. Ja esimese mikroskoobi all tegelikult me näeme siis ühte sellist õhikut ühest fossiilist, ehk siis kunagisest eluvormist, mis on kivist talletunud. Ja üks osa geoloogiast ja maapõue teadusest tegelikult tegeleb ka sellega, et küsib, et miks meil üldse meie planeet on selline, nagu ta on, et miks meil on elu, miks meil on selline eriline planeet ja kuidas see elu siia saanud on. Ja samamoodi, et kuidas elu siis peaks ja saaksin nii-öelda edasi minna selle aastamiljonite teadmise baasil, mis me oleme geoloogia maapõue pealsusest kogunud. Aga ja teise mikroskoobi all siis selle ruumi üheks selliseks sümboliks kujunev ilmselt glaukoniit lubjakivi, ja ka olemas on ka glaukoniit liivakivi, ehk siis sellised toormed, millest siis ehk kunagi tegelikult Eestis oleks võimalik kaaliumit toota. Aga ühe maavara tegelikult tootmine ei ole niisama lihtne, ehk siis tegelikult sinu selja taga ekraanil jookseb film sellest, kuidas need maapõuressursid tegelikult jõuavad ühest sellisest täiesti nii-öelda väärtusestust asjast maa sees selleni, et meil on väärtus, meil on midagi, mis teeb meie elu mugavaks, ehk siis, et kaevandamise protsess, uuringuprotsess, need on väga raskesti hoomatavad asjad ja eriti, kui me lõpuks näeme oma mobiiltelefoni, milles siis tõesti sisaldub võib-olla nii-öelda üle 60 erineva elemendi, siis selle taga on väga-väga suur töö. Aga et see ruum ei jääks puhtalt selliseks nii-öelda vaatamiseks, siis on meie külalistel ja me loodame eelkõige näha siin selliseid gümnaasiumõpilasi, kes tõesti mõtleksid sellele, et nende tulevik võiks olla seotud maapõue kasutusega. Siin on rida selliseid põnevaid mänge nendes tahvlites siis seina peal, milles siis igaüks saab tegelikult katsuda ja proovida, kes siia ruumi nüüd tuleb, nii-öelda uurida erinevaid maapõuega seotud valdkondi. Siit leiab ka näiteks ühe filmi, mis tutvustab Eesti fosforiidi ajalugu, ehk siis Eesti fosforiit, millest me täna räägime, selle kasutus ei ole ju uus, ehk siis ka selle kasutuse mõte nii-öelda ulatub pea sajandi tagusesse aega.
aga ma olen rääkimata jätnud selle ruumi ühest kõige lahedamast tegelikult objektist ja see on see laud siin keset seda ruumi. Ja see on tükike Eesti maapõuest, ehk siis see on Hubja puursüdamik, mis on siis välja puuritud Eesti maa seest ja sisaldab endas Eesti lubjakivi ja mõningaid Eesti põlevkivikihte. Ehk siis see on midagi, mis tegelikult võimaldab nüüd siia tuleval inimesel aimu saada, kuidas kivimid päriselt maa sees on ja ehk annab mõtteid sellest, et Eesti maapõue võiks pigem vaadelda võimalusena ja uute ideede tekkekohana, mitte kui midagi sellist, millega me Eestis midagi suurt teha ei oska. Aga lisaks sellele, et see ruum on kahtlemata selline põnev avastamise koht maapõues, siis nagu juba ka ennem öeldu said, ehk siis tegelikult saab seda ruumi kasutada ka sellise toreda konverentsi või seminari kohana, kui ehk siis vaevalt olete te eelnevalt pidanud nii-öelda seminari maa all, aga maa-aluse tunde siin kätte saab. Ehk siis ja ka valgus selles ruumis on sätitav nii, et saaks pidada ühe sellise meeleoluka seminari või mõtete vahetuse maa all. Ja muidugi ootame siia eelkõige õpetajaid ja koolilapsi, et osaleda nii selles ruumis pakutavates üritustes ja tegevustes kui ka meie õppeprogrammis, mis samuti siia selle toa juurde välja on mõeldud. Et sellega siitpoolt ma selle ruumi lühikese tutvustuse lõpetaksin ja loodetavasti nüüd kohe-kohe on teil võimalik siia ka ise sisse astuda.